tere! Loen siit ilusti maha, et kuulate siis Eesti Supervisiooni ja Coaching Ühingu 25. juubeliaastale pühendatud podcastide sarja järjekordset saadet. Hurraa! Ametlik osa on tehtud, põhiasi on öeldud. Et plaan on rääkida natuke grupi supervisioonist ja eelkõige võib-olla ka tegevuslikust supervisioonist ja ühest põhimeetodist rollivahetus, aga vaatame üldse, kui kaugele me sellega jõuame. Et saame kõigepealt tuttavaks. Mina olen Pille, Pille Isat ja siis superviisor ja coach ja siis eelneva väljaõppe peale psühholoogia on olnud ju siis kõik psühhodraama. Nii et sellepärast ka siis tänase teema. Tere Pille, mina olen Endel. Samamoodi psühhodramaatik, psühholoog. Ma nädalavahetusel Arvamusfestivalil sain aru, et mina olengi see, keda Eestis ei ole, see on rakenduslik sotsiaalpsühholoog. Et neid väga ametliku nimetusega ei ole, aga siis lisaks töötan täiskasvanute koolitaja, konsultandi, coachi, superviisori. Nagu paljud meist. Just. Et ja me natukese leppisime kokku, et millest me alustame, eks ole, et see esimene küsimus tegelikult on, et miks peaks supervisiooni tegema grupis või milleks on hea grupi supervisioon või mis asi see üldse on? Jah, et kuna me oleme ju, ka mina oma töös põhiliselt töötan gruppidega, on ta siis rohkem supervisiooni või coachingu ja muidugi mingid muud grupid ka, koolitused ja teraapiad. Aga räägime siis jah, et miks grupi supervisioon või coaching, mõlemad. Ja vaatasin erinevaid uuringuid, et võib-olla kõige varasemad on tehtud palju selliseid nii-öelda efektiivsuse kohta, grupiteraapiate kohta. Et nii-öelda terapeutilised aspektid grupitöös. Päris palju on ka hiljem ju tulnud õppimise kohta, grupis õppimise kohta ja on ka väga häid uuringuid grupi supervisiooni kohta. Ja siis on meil loomulikult selle pika kogemuse peale erinevad tagasisidet inimestelt, et miks see grupitöö on töötanud, miks ta on teistmoodi kui individuaalne, mis siis nii-öelda see efekt on või parem. Ja võtsin kokku need nagu sellise kolme suure valdkonnana. Et ma siin telefoni ega siia, las ta siis olla. Võtame, see on selline asjalik telefon, eks ole. Et kui mõelda, kust pidi publik vaatab siit, et see esimene suur nagu aspektide kogum puudutab kõik sihukest eneseteostust ja arengut. Ja enamus on öelnud, et kui hea on grupis teiste kogemustest ja jagamistest õppida. Et sul on oma kogemused, sul on oma teadmised, aga kui grupis jagatakse veel, kuidas keegi on mingite olukordadega hakkama saanud või mingites situatsioonides käitunud, et sealt see on põhiasi, mida nagu individuaalselt ei saa. Ja sealt grupis tekib ka väga palju uusi ideid, saadakse inspiratsiooni üksteiselt. Ja ei ole vähetähtis ka see, et jagatakse ka infot. Et kõik on nagu selliste erinevate sihukeste professionaalsete oskuste areng, mida saab väga palju on öelnud, et selliseid erinevaid situatsioone kas analüüsides või siis ka läbi harjutades, läbi proovides. Ja kui seal teised grupikaaslased aitavad või on mingites rollides, millest me pärast räägime, et see on nii palju efektiivsem või kuidagi nii teistmoodi kui see, kui sa ise mõtled või analüüsid või üksinda neid asju võib-olla ka superviisori coachiga koos arutad. Ja mis uuringutest on välja tulnud veel see, et see väga hästi arendab mitte ainult need konkreetseid professionaalseid oskusi, vaid ka suhtlemisoskust. Väga palju on tulnud ka välja, mida on siis nagu need superviisorid ja coachid toonud, et inimeste kuulamisoskus, empaatiavõime, ka selline tolereerimisvõime. Et on erinevaid arvamusi, on erinevaid seisukohti. Ja teine suur valdkond, mis on kuulumine, kuulumistunne. Ja võib-olla siis, kui on võib-olla siis tegu rohkem selliste
võib-olla ongi sellised ametid või töökohad, kus kas sul on väga keerulised situatsioonid või võib-olla kliendid on sellised, kes ei ole nii arenguvõimelised, sealt ei tule väga palju niisuguseid eduelamusi, siis saad nagu selle kogemuse, et ahaa, teistel on ka. Või et see kuidagi toetab seda, et ma kuulun samasse ringkonda, need on inimesed, kes mind mõistavad, et kui on piisavalt turvaline grupp ja need grupi kokkulepped on hästi toimivad, et siis tuleb see, et ma võin rahulikult jagada ka oma eksimusi, mind mõistetakse, mind kuulatakse. Osad on öelnud ka, et see on võib-olla tõesti üle hulga ja esimene kogemus, kus ma julgen rääkida, sellepärast et ei mõisteta hukka või hakata kohe õpetama. Ja kolmas, mis on selline suur valdkond, mida võib-olla inimesed ise nii palju tagasisidestada ei oska, ega ka uuringute käigus on tulnud välja, on nagu selline enesetunnetus, eneseteadlikkuse areng. Et ta ei ole otseselt teraapia, aga ikkagi inimene hakkab endast rohkem aru saama, ahaa, ma käitun niimoodi, kui ma saan peegeldust teistelt grupiliikmetelt või niisugust tagasisidet. Et selge see, et see on mõnikord ka inimestele natuke nagu hirmutav või ohtlik, aga kui see on jälle piisav turvalisus olemas ja on nii-öelda arendatud välja need oskused, kuidas me üksteisele tagasisidet anname, kuidas me peegeldame või kui ka mingites täiesti ootamatutes olukordades näiteks läbi rollimängude olla, et siis see on nii palju arendav, inimesed õpivad nagu uusi oskusi ja iseendast rohkem aru saama. Et need on nagu nüüd niisugust 3, ükskõik siis erinevatest valdkondadest kokku. Kas ma võin nagu öelda oma assotsiatsioone või kuidagi täiendada, et minu meelest see arengu suund on, eks ole, me olime täna Villega koos kõrgkooli õppejõududega ja et seal käis läbi selline lause, et täiskasvanud inimesed, igal juhul õppimine täiskasvanud inimese jaoks on sotsiaalne protsess. Et igal juhul selles mõttes, kui me ei räägi puhtalt mälutreeningust, puhtalt skillitrillist, siis on igal juhul see nii-öelda teine inimene seal oluline ja eks nad natukene omavahel haakuvad ka. See minu jaoks haakub kõige rohkem selle Pansy Aronsoni sotsiaalse toetusega, mis teeb inimesed siis läbipõlemiskindlaks, eks ole, sotsiaalse reaalsuse jagamine. Teistel on ka, see on peamine asi, mis mulle ka kuidagi tuleb ette. Ja loomulikult siis nii-öelda see erialane toetus ja erialane väljakutse, et koos jõuab igal juhul kaugemale. Ja see enesepeegeldus või enesetaju on seal kuidagi nagu miskit pidi all. Siis mul tuli meelde veel ka sellised toredad Eesti vanasõnad, mis on nagu, ma ei saa öelda grupi supervisiooni kohta, aga gruppide kohta või ütleme koos olemise kohta. No. Sest ega mingis mõttes inimene on sotsiaalne olend, et ma ikkagi, see 2 pead on ikka 2 pead. Jah, või grupis meil on veel rohkem päid. Jah, mida 1 ei suuda, seda 9 suudavad. Ja siis üks tore vanasõna, mis käib küll ühe teise asja kohta, aga see võib grupi kohta käia. 4 teevad aset, 2 näitavad tuld ja 1 heidab magama. Ja see 1 on siuke ühtne grupp. Ja seda on öelnud ka, see väljend, mis meil tihti on kasutus, et 2 + 2 on grupis rohkem kui 4. Et hästi mäletan ühte tagasisidet, kus grupi lõpus üks osaleja ütles, et täna oli küll 2 + 2 8. Väga tore. Et sellised. Et see on kuidagi mingi osa sellest on ka siuke loomulik grupis olemine, grupis koos õppimine, grupis nagu toe saamine. Jah, sellega seoses kohe tuleb nagu kuidagi pähe mulle ka see, et mis juhul või mis need ohud on, sest alati ei ole, eks ole, on ikkagi 2 ja 2 on heal juhul 1 võib-olla kokku. Ja üks eripära, mis ma olen nagu tähele pannud, see, et kui me räägime sinuga grupi supervisioonist, siis me räägime supervisioonist, mis on ikkagi sotsiaalne protsess, kus kasutatakse grupi potentsiaali, kus käivitatakse see kollektiivne intelligentsus selleks, et leida midagi, mida enne ei ole olnud. Mitte selleks, et kontrollida kellegi tööd, mitte selleks, et üks tark ütleb mitmele inimesele korraga, kuidas nad teevad valesti ja nii edasi. Või nagu kehvemal juhul, et tehakse individuaalsupervisioon grupi ees lihtsalt, grupi juuresolekul. Et ma olen nagu seda ka näinud, aga see ei ole nagu päris see. Ja et kui need kogemused on inimestel ja seda nimetatakse grupi supervisiooniks, siis sealt jääb nagu midagi puudu, eks ole. Et ma arvan, et see on kuidagi nagu oluline tähele panna, et
et seal ikkagi kuidagi see grupp peab tervikuna minema targemaks. jah, ja ma arvan, seal hästi oluline on, mida me nimetame võib-olla soojenduseks või selliseks häälestuseks, et kuidas, et me ei hakka kohe nii-öelda tööle või kohe ei lähe näiteks mingite juhtumite või olukordade juurde või inimeste enda küsimuste juurde. Aga inimesed tahavad teada, kellega ma koos olen grupis, kes me siin oleme, miks me siin oleme, et meil oleks üks eesmärk, et me saaks aru ja kuidas me oleme, kuidas me hakkame suhtlema, mida me hakkame tegema ja kui sellele vahest võib ka isegi, mõni on öelnud, et miks nii kaua aega sellele, aga see loob turvalisuse, see loob selle arusaamise, et ahaa, et tõesti me kasutame grupi potentsiaali, mitte igaüks ei räägi lihtsalt oma lugu või ei näita, kuidas ta hakkama saab. Ja samas on, eks ole, dimensioon kohe ka see, et kas selle supervisiooni nii-öelda subjektiks on mõnes mõttes ikkagi indiviidid, mis on see klassikaline, eks ole, et supervisiooni tehakse sarnase kogemusega või on see meeskond, kes töötab koos. Ja siis on nagu meeskonna supervisioon ja see on jällegi oma eripäradega natuke teistmoodi. Jah, see on teistmoodi. Täna me räägime pigem nagu grupi supervisioonist. Just, ehk et ikkagi on see, et ma ei tea, sotsiaaltöötajad, õpetajad, juhid, nagu koos õpivad, eks ole. Jah, ja meil on ka supervisioonigruppe, kus on erinevad erial... tilk eneseteadlikkust. Palun, mis mulle jäi? Kuuluvustunne. et on ka ju grupid, kus ongi erinevatelt erialadelt inimesed koos. Ja kes töötavad siis kõik mil viisil inimestega ja ka sealt on nagu selline, et ütlesid ka, et ma olen nii harjunud, et meil on nagu, et nii-öelda kui meil on kõik näiteks haridustöötajad on ühtemoodi potentsiaal ja hea jagamine ja teiselt poolt sa võid saada teise erialatöötajalt täiesti mingi uue idee ja mõtte kombineerida. No mingi sarnane kogemus peab olema või sarnane haakuv. Jah, et töötame inimestega. Jah. Et see... Aga loomulikult on ju ka seda öeldud, et väidetakse, et kõigile grupitöö ei sobi. Aha. Ja ma ei ole veel kohanud ühtegi inimest oma grupis, kellele grupitöö ei sobi. On olnud neid, kellel on võib-olla alguses läheb nii-öelda häälestumiseks rohkem aega. Mõni ei taha kohe rääkida, et ma pigem vaatan või osalen. Või siis natuke jagab väiksemas grupis midagi ja siis suures grupis. Aga et nagu üldse... Muidugi ma ei ole ka superviseerinud inimesi, kes täiesti üksinda töötavad. Ma olen ikkagi superviseerinud neid, kes töötavad mingis kollektiivis või loomulikult, kui sa oled üksinda, võid ka üksinda olla eraettevõtja töötada, aga ikkagi oled nagu inimestega koos. Et... Mina olen superviseerinud müügiinimesi, mis on mõnes mõttes suhteliselt üksildane. Aga ta töötab inimestega. Just, ja seda enam on tal tegelikult nad tahavad hästi palju rääkida seda, et kuidas on töökorraldus, kuidas sina tajud mingit asja, kuidas mina, eks ole. Jah, et selles mõttes, kui me siin räägime sellest psühhotraumast ja selle raja või ütleme filosoofia ja idee ja teooria rajast Jakob Levi-Morenost, siis tema seisukoht oli küll see, et tegelikult grupp peaks olema inimesele kõige loomulikum olemise viis, olemise keskkond. Sest kui me sünnime perekonda, et nagu, et kuidas ütles ka, et olge rahulikud, et soojendage, häälestage, aidake inimesed üksteisega, nii-öelda, et neil oleks üksteisest abi ja kasu, et nende loovuse spontaansus saaks tulla piisavalt välja. Et selles mõttes võib mõelda, et grupp ei ole midagi väga erilist, see on midagi väga loomulikku. Kuidas kui sinu kogemus on, et üks asi, mida vahel kuidagi nagu grupis tuleb esile, on see, et mis mõtet sellel jauramisel siin on, nagu nii midagi ei muutu. Ehk et just nagu vihatakse selle peale, et sellel supervisioonil ei ole nagu mingit tulemust ja siis see paneb natukese selle grupijuhi või superviisori, eks ole, kahvlisse, et ühtepidi me peame looma turvalist keskkonda ja oleme konfidentsiaalsed ja nii edasi, on ju. Ja teistpidi siis just nagu nõutakse, et aga räägi ometigi ülemustele ja tehke asi ümber. Mul on mingi oma vastus, aga kuidas, oled sa kuulnud seda? Ja ikka, sest ma arvan, et kui me räägime, et supervisioon on üks oma tööst õppimine ja on ka professionaalne areng, siis see ei pruugi kohe välja paista nendes nii-öelda praktilistes konkreetsetest muutustest, mis tuleb. Et võib-olla inimene saab teadlikumaks, võib-olla tema hoiakud muutuvad ja võib-olla mingi aja pärast ta teeb mingeid teisi valikuid või otsuseid. Aga selge see, et väga tihti oodatakse ju kohe mingit praktilist väljundit või tulemust. Pluss ma ütlen hästi nõus ja ma ikkagi leian, et see sama
contracting või siis see lepingu sõlmimine, mis on individuaalselt hästi nagu loomulik, siis tegelikult seesama asi tuleb grupiga teha samamoodi ja ikkagi selgeks, et supervisioon ei ole töökoosolek. Seal ei otsustata neid asju, seal võib arutada, tuua mingeid asju, aga otsustamine nii-öelda reaalselt või mingisuguste tööplaanide tegemine ei ole supervisiooni protsess. See on üks teine asi. Kui te tahate neid teha ja tellida sisse, siis selle nimi on, ma ei tea, arenduskonsultant on ju. Aga et ma arvan, et siin on selle lepingu segadus ja eelkõige ka see, et tõesti, et kes, mida, mis hetkel, kuidas siis sellele nii-öelda tellijale teada annab. Ja et need ootused on natukese nagu segi. Et kui algust peale on nagu selge, siis mul ei ole seda kogemust, et liiga absurdseid ootusi oleks või et siis on ka selge, et okei, mida siis mina saan teha, mida mina pean tegema või meie grupina ja et mis on see, mida me siis delegeerime sinna kuidagi struktuurselt edasi. Aga et kui need asjad nagu segi lähevad, siis on see sama asi, et miks ma ikkagi, kas oma ülemus saab olla superviisor? Hästi lihtne vastus on, et ei saa. Jah, ma arvan ka. Ja see on siis teistsugune suhe. Just, see on nagu teine asi. Jah. Nõus. Ja kui me rääkisime siin ka nendest, et mis seal nii-öelda grupis on parem või miks grupp on nagu efektiivse või parem, millest me oleme ka ise väga selgelt aru saanud, on nii-öelda nende grupis saab väga palju paremini kasutada tegevuslikke meetodeid. Kas me täna sellest ka jõuame rääkida? Ma usun küll. Ma mõtlen, et see jagamise mõte on nagu kõigile selge ja see, et koos jõuab nagu rohkem ideid, eks ole. Aga et kogu see tegevuslikkuse idee, kui me võtame kas või selle sama, et kogu õppimine on sotsiaalne protsess niikuinii, siis mõnes mõttes see, ma ei teagi, ühtepidi grupisupervisiooni või grupis õppimise või grupis arenemise nagu põhituum ja teistpidi ka meistritase on siis see asi, mida nimetatakse rollivahetuseks. Vahest siis seda alavääristavalt, kui tagatakse rollimänguks ja siis mis me siin hakkame. Mul on küll, ma lähen gruppi, kus on pikk supervisiooni kogemus ja siis esimene kord koheldakse, meil siin eelmine superviisor tegi mingeid imelikke mänge. Et ärme me tee. Jah, et see on võib-olla täitsa eraldi teema, kuidas tegevuslikke meetodeid kasutada selliselt, et sellest oleks kasu. Aga ka üks asi, mis tõesti, mida täna võib natuke rääkida, on see rollivahetus või nii-öelda teises rollis olemine. Ja nii palju, kui mina olen aru saanud, siis selle mõte ei ole mitte mängimine, vaid väga selgelt, ma ei teaks, kui ma kujutan ette, et kui ma olen õpetaja ja mul on üks väga keeruline lapsevanem, kellest mul on nii raske aru saada, mul tekivad kohe mingid hoiakud tema suhtes aga ma pean temaga suhtlema. Ja see on mul väga konkreetne juhtumi olnud. Ja see sama õpetaja pärast, kui ta siis sai olla selle lapsevanema rollis. Ma hakkasin pikalt rääkima, kuidas see kõik käib ja nii. Aga tõesti ütles, et ma olen mõelnud selle lapsevanema peale, ma olen arutanud ise omaette, ma olen oma abikaasaga arutanud oma kolleegidega, aga nüüd tõesti, nagu ütles ka, et kui sa käskis mul püsti tõusta, ma tõusin püsti, istusin selle teise koha peale ja sa hakkasid küsima, et kuidas ma olen siis see lapsevanem, kes ma olen, mis ma mõtlen ja mul täitsa tuli see tunnetus, et ma nüüd olen Pille edasi, et kui inimesed on võimelised nagu, või see soov on olemas aru saada, et siis ka sellised lihtsad rollivahetuse võtted, et kui ma saan nagu teise pilguga vaadata seda olukorda, kui ma saan ise olla selles teises inimeses ja tema ütles, et temal hakkas muutuma täitsa see nagu suhtumine ja hoiakud, ta ei olnud enam nii vaenulik selle inimese suhtes, ta hakkas mõistma, miks see inimene niimoodi käitub ja ütles, et tal oli palju lihtsam, tal ei saanud väga konkreetset vastust, mida nüüd teha. Aga tal oli palju lihtsam minna selle lapsevanemaga rääkima lapsest, et ta oli ise palju rahulikum ja ütles, et vestlus läks ka palju paremini. Et mingi nagu siuke endast arusaamine, et mis minus toimub ja pluss siis temast. Et see on üks näide, mis mul tuleb meelde. Mis sinu kogemused on?
alati, ma ei ole veel ka selles mõttes kohanud gruppi, selle konkreetse grupiga, kus läks tõesti 2 korda. Et siis me juba tegime sotsiomeetrilise ridu ja võtsime klientide rolle ja nii edasi. Aga noh, siis ongi, et kui see nii-öelda traumaatiline kogemus on enne või et siis võtsime aeglasemalt ja hästi, ma sain tagantjärgi aru, et neil see küsimus oli, et okei, et mis ma sellest kogemusest nüüd õpin või kuidas selle kasutamine käib ja et lihtsalt nagu kogemine või lihtsalt nagu mängu pärast mängimine, sellel ei ole nagu tõesti väga suurt mõtet, sest inimene ei seosta seda ära. Et noh, siis ma olengi enda jaoks nagu võtnud, et laias laastus hästi lihtsustatult on see, et kas me nagu tegeleme selle kognitiivse paindlikkusega või nagu maailma komplekssuse suurendamisega, eks ole, et ongi erinevad perspektiivid ja 6 teistpidi pööratus on 9 ja nii edasi, eks ole, sotsiaalses reaalsuses veel nagu komplekssemalt. Või me räägime siis sellest, et on tegelikult vaja emotsionaalset paindlikkust suurendada. Ehk et kas siis empaatiat kellegi suhtes või vastupidi piire, et ma saaksin ennast kaitsta või mis iganes, aga et noh, see igal juhul eeldus on see, et ma nagu noh, nii-öelda piltlikult öeldes ja tõesti ka praktiliselt füüsiliselt nii-öelda muudan perspektiivi, muudan kohta, vaatan teistpidi. See on nagu hästi palju, noh näiteks kui tellijatega rääkida ja vahel ka niisuguste supervisiooni huvilistega, et aga noh, mis seal siis vahet on tegelikult, et noh, kõik oleme täiskasvanud inimesed, kogenud inimesed, ma suudan üksi ka ju. Noh ei, või minu väide on see, et mingile määrale suudad, aga et alati kohe, kui on uus inimene, me võime siin sinuga kokku leppida tund aega, 8 tundi rääkida, kuidas me räägime. Ja igal juhul see, mis meie vahel hakkab toimuma, on enneolematu uus ja üllatav. Et noh, selles mõttes ei ole nagu prognoositav. Jah, ja kui mõelda kas või selle rollivahetuse tehnika peale, siis see on nii teistmoodi, kui mul on grupikaaslased, kes korraks võtavad näiteks siis kas või minu rolli, mina olen siis samal ajal, ütleme, kui me see õpetaja näite tõime, olen siis see lapsevanem ja ma näen ka, noh, loomulikult see ei ole üks ühele ja loomulikult, eks ole, mul ei ole päris lapsevanemat seal ja see teine inimene, kes on minu rollis hetkel, et see on teine inimene. Aga see tunnetus või see, et kui ma vaatan ka iseennast kõrvalt, sest ma päriselt iseennast ma ei saa väga kõrvalt vaadata, aga kui ma lähen sinna mingisse teise rolli ja keegi minu grupikaaslane on minu rollis, isegi kui ta ei pea midagi ütlema ega tegema, aga loomulikult sealt võib tulla dialoog, me võime harjutada siis sellist vestlust, et ma lähen enda rolli tagasi, ütlen sellele lapsevanemale midagi, lähen lapsevanema rolli, kuulan, ei, see ikkagi üldse ei kõneta, et ma pean midagi muud välja mõtlema. Üks asi, mida ma ikkagi päris palju, kas seal usalduse tekitamise või nagu sügavamaks minemise juures kasutan, on tegelikult ikkagi isiklik tagasiside. Ja noh, siis igal ühel lähevad kohe nagu karvad püsti, et mis mõttes tagasiside, et see on midagi väga, eks ole, isiklikku ja haavatavat on. Absoluutselt, see puudutab. Ja samas, kui küsida lihtne küsimus inimese käest, noh näiteks, et grupp on olnud tõesti, ma olen teinud ka 3 tundi koos. Minge baaridesse ja räägi oma partnerile, mis sinu meelest tema jaoks tähtis on. Suhteliselt ohutu teema, suhteliselt saab nagu korrektselt ja viisakalt, eks ole, sa pead eeldusel vaatama, et seal akuutset tüli ei ole, aga et see on nagu üllatav, missuguseid peegeldusi inimesed enda kohta saavad. Ja noh, see on täpselt see sama, et ma võin videost filmida, ma näen käitumist, aga kuidas sina tegelikult mind tajud ja kuidas siis mina omakorda sellele reageerin, see noh, ongi inimestega töös, mõnes mõttes me nende tajudega noh, töötamegi. Ja seda on ka öeldud, et ega igasugune õppimine areng ei pea alati olema ainult selline noh, kerge ja rõõmus ja tore. Et ikka seal on mingisugused, ilmselt on ise tagasiside ka ju andnud, et ja tegelikult kui ma praegu ikka mõtlen, kuidas ma olen käitunud või mida ma olen teinud või kui milline hoiak mul ikkagi oli, et see noh, ei ole vahest meeldiv. Aga see on jälle hea teadmine, selge. Nüüd ma muudan, nüüd ma teen midagi muud, et ja väga palju tuleb sealt sellist nagu tänulikkust grupiliikmete suhtes. Et sa olid selles rollis ja sa ütlesid seda, et ma paistan niimoodi, et keegi teine pole mulle kunagi seda öelnud ja noh, võib-olla ei tulegi mingit sellist olukorda, kus seda öelda, aga grupis saab sellise õhkkonna luua. Et nii-öelda see grupiliikmete selline otsene tagasiside just läbi nende rollid, et kui ma selles rollis olin, siis mul tuli selline tunne
või ma oleks tahtnud sellist lauset kuulda. Et need on nagu need head peegeldused, õppimiskohad. Ma ütlen, et ma nüüd natukese üritan meie kuulajate, vaatajate rolli vahetada, et mis kasulik on. Ja et kui ma ise mõtlen ka enda kogemuste peale, siis üks ikkagi see õhkõrn piir või sihuke keeruline koht on, jällegi oleks hea sinu peegeldust sellele kuulda, on see, et ühtepidi grupis on tegelikult vaja aega. Sest inimesed plähmerdavad kiiresti mingid pealiskaudsed asjad ära, et jumala eest ei peaks nagu päris asjadest, eks ole. Et seal on vaja natukese sihukest aega. Ja teistpidi, kui grupp jätta nagu liiga õhku, mitte struktureeritult, siis ei tule lisakasu. Siis tekib mingisugune sihuke hämu. Et mina ise olen alati seal kuskil, et ma katsun nagu aru saada, kui struktureeritud peab ülesanne olema, kas või nagu arutelu küsimuste mõttes või et okei, nüüd räägid sina protsessi mõttes. Ja kui palju peab jätma nii-öelda avatud ruumi, eks siin õiget vastust ei ole, aga minu jaoks on see alati keeruline ja see on natukene see grupi küpsuse teema ka, et kuivõrd teadlikud nad ise on, mis neile tol hetkel hea on, sest vahest. Jah, et eks sul rohkem nagu superviisori või selle tunnetusi ära. Ja teine asjaks praegu meenutasid mulle seda, et mingis mõttes nagu selle kokkuvõtte või selle, et teeb alati see reflektsioon. Jah. Mida ma täna enda jaoks õppisin, mida ma sain või mida ma hakkan edaspidi kasutama või mis on see uus või millele ma sain kinnitust või mingid sellised, et see võtab ka nagu nii-öelda selle loob selle, et ahaa, et ma lihtsalt ei teinud läbi midagi või ma lihtsalt ei kogenud midagi, aga et ma saan nagu teadvustan endale, et mille jaoks see mulle praegu hea oli või mis küsimused veel jäid või mis tundus väga keeruline või et mingi käitumine mulle ikka või see soovitus, et see vist mulle võin proovida, aga et see ei lähe. Et nii-öelda ma arvan, see on selline, et ma ainult ei ole selle loovuse, spontaansuse või selle nagu actioni peal, aga sealt tuleb ka seda kognitsioon, et ahah, nii on see reflektsiooni koht. Mis ma ütleme? Just, mis see meie reflektsioon. Jah, nüüd tahaks kuulda nende kuulajate reflektsiooni. Et mis sellest oli see arusaadav, oli see kasulik, mida sellest saab võtta, kasutada, mis küsimusi väga tihti mina küsin, mis küsimusi tekkis. Ma ei taha selgust, ma tahan, et see käivitaks midagi. Nii et mõlemad on head, kui jäävad küsimused ja kui jääb mingi ahaa-efekt, ma sain midagi võib-olla selgemaks või targemaks ja võib-olla siis nii-öelda selle enda kohta mingi teadmise. Nii et grupi supervisioon ja grupi coachingut tasub teha. Ma usun kindlasti. Jah, ja tasub loomulikult kuidas ma ütlen, õppida ka siis tõesti selliseid grupi läbiviimist, mis on natukene, nagu sa ütlesid ilusti alguses, et ma kasutaks grupi potentsiaali, et ma lihtsalt ei kasuta mingeid tehnikaid või meetodeid inimestega või ei tee sellist individuaalsupervisiooni grupis, vaid ma tõesti töötan grupiga, grupi heaks ja grupi potentsiaali kasutades. Ma arvan, et ikka grupi superviisor peab nautima seda, kui nii-öelda grupp käest ära läheb. See on jällegi nagu raske koht, aga et see on see, kus päris asjad hakkavad juhtuma. Ja siis võib nautida seda, kui grupp jälle kokku tuleb. Jah, et see on et mingisugune hea reflektsiooni küsimus lõpuks või mingisugune harjutus või see alati aitab jälle nagu kokku võtta edasi. Väga huvitav oli, võiks veel pikalt rääkida. Jah, aga täna siis selline lühike sihuke võib-olla inspiratsiooni koht edasi mõelda grupi supervisioonist, coachingust ja natuke siis selle rollivahetusest kui ühest psühhodraama põhitehnikast. Aitäh kuulamast!